Tervist, sõbrad! Kui elekter on ära, siis tuleb ilmsiks tõeline iseseisvus. Ja tõeline iseseisvus on see, kui sul on endal asjad olemas. Eluks vajalikud asjad. Mitte kellegi teise soovitatud ja reklaamis nähtud, vaid sinu enda eluks vajalikud. See on iga inimese puhul nii, aga see on ka riikide ja rahvaste puhul nii. Ja vaata, ma olen ikka siin mõelnud ja suur aplaava on üleval seoses siin Venezuelasse tungimise ja presidendirööviga ja Trumpi lubadustega, et kas siis Trump on nüüd samasugune sõjard nagu Putin ja okupant ja nii edasi, et ühed ütlevad nii, teised ütlevad naa. Ma ei võtaks nagu siin nii ägedalt pooli, eks igal riigil on ju huvid. See on nüüd ka ilmseks saanud, et riikidel ei ole sümpaatiaid ega armastusi, vaid ongi huvid. Ja eks iga riik toimetabki enda huvidest lähtuvalt. Öelgu rahvusvaheline õigus või kellegi ema või ajakirjandus, mida tahes. Aga muidugi, ega ma ei saa nii mustvalgelt ka vaadata seda asja, et vaadatakse mõne poole pealt, et Trump hea, Maduro halb või Maduro hea, Trump halb. Et tegelikult on ju asjad niimoodi, et iseseisvus. Iseseisvus on kõige olulisem. No meil väga palju räägitakse, et mis need on seal, et kommunistlikud Kuuba ja kommunistlik Venezuela. Aga nii Fidel Castro kui Hugo Chavez ja Maduro, eks nad riigistasid ja hoidsid riigistatuna nafta väljasid. Aga riigi maavarad peavadki olema ju rahvuslik rikkus. Mitte riigi kohalike ärimeeste, eraärimeeste omand ega jumal hoidku Ameerika või väljamaalt tulnud ärimeeste omand. Vaid see peab olema oma rahva oma. See tähendab riiklik, see ei saa olla kellegi eraoma, see on kogu rahva ühisomand. Samuti pangandus, väga halb kommunistlik riik Kuuba. Näed, Fidel Castro natsionaliseeris pangad, lõpetas mängupõrgute tegevuse, väga eeskujulik. Olgu ta muidu, kes ta on, või olgu Chavez või Maduro, kes nad on, aga näed, riigi maavarad peavad olema riigi käes. See on riigi tulu, rahva, rikkuse allikas. Ükskõik, kas Trump on hea või halb. Venezuela rahva seisukohalt tal ei ole õigust võtta Venezuela maavarasid. Sellele peaksime ka meie eestlastena mõtlema. Ja lõpetuseks, kus on maailma parim tervishoiusüsteem? Eesti 2025. aastal kulutas umbes 7,8% tervishoiule, aga see loll ja vastik Kuuba üle 11%. Kui me paneksime oma peaaegu 5% kaitsekulu juurde, siis me oleksime edukamad tervishoius kui Kuuba. Aga mis see Kuubaga on, üks kommunistlik riik? Meie oleme ju arenenud demokraatia või kapitalism. Või kas oleme? Mis teie arvate, head sõbrad?